tere hommikust, meil on siis 26. september ja käes on meie hooaja kõige viimase sündmuse nädallõpp. Me oleme Järvamaal ja ees ootab siis 43. Paide-Türi rahvajooks. Ütleme niimoodi, et kell 10 oli kogunemine. Meid on hetkel 6 koos Emiliga, aga tegelikult töö juba käib, osad on Paides, osad veel saabuvad ja kuna projektijuht Marin on teiste kohustustega hetkel hõivatud, siis mul on harukordne võimalus olla 1 tund projektijuht. Vaatame, kuidas see läheb. Tere, Tarmo! Kaua sa sõitsid siia? Alla poole tunni või? Alla poole tunni või? Tegelikult Marin helistas mulle, et ta jääb tunnike vist hiljaks, nii et ta andis mulle käsklused, mis ta peab tegema. Aga sina nii karm ei ole? Ei, nii ei ole. Päriselt ju ei pea tööd tegema? Ei pea. Aga lihtsalt siis, kui Marin jõuab, siis peab tehtud sealt tööst olema selleks hetkeks. Me oskame hästi teha niisugust head nägu, nagu me töötaksime. Okei, no selles ma ei kahtlegi, te olete terve hooaeg saanud harjutada. Aga asjad tuleb maha laadida, on ju. Siis ta ütles, et need bännereid võime minna meie vaatama, et seal on mingi hulk bännereid, mis on nende käes ja mis tuleks ära sorteerida. Ja siis mingit liivakotti peab täitma, ilmselt teate, kus. Ja siis võib juba sinna hakata neid aedu panema ja ühesõnaga finiširget ehitama. Oota, aga mis kell lõunaoode on? Lõunaoode, ma võin kohe tõua teie lõunaoodet. Toi. Mul nagu oli mingi sisepile tunne, et siia sõites ma tean, et Türil on üks sõõriku koht või pontsikud, ma ei tea, ei sõõrikud ikka on need, mis on muidugi väga maitsvad ja siis ma ostsin natukene neid kotitäie 10 tükki. Ja see on nüüd hea, kuna ma olen projektijuht tund aega, siis ma saan nüüd töölistele kohe anda altka mäksu, et töö saaks tehtud. Nii. Need on soojad ka. Nii et te kahjuks ei tunne, aga need on soojad. Nii et läheme. Ma ütlesin, et mul on altka maksu kohe, et te tööd teeksid. Sul on vaja meid motiveerida. Aga ma tänan. See kulub ikka ära hommikune magus. Sa ise küpsetasid või? Ise ei küpsetanud. Siit Türilt ostsin kohalikult. Kadri Tarest või? Ilmselt küll, ma nime isegi ei pannud tähele, nii kiire oli siia jõudmisega, aga... Ühesõnaga sealt poolt? Sealt poolt, jah. Kadri Tare? Jah, teie äärest. Soovitan kõigilt seda kohta siis. Kadri Tarest soovitan. Ei ole sponsoreeritud. Juba tuleb selle kaameraga, lähme ära. Aga... Projektijuhid saabusid. Projektijuhil on veel ikkagi nii palju üles, et aitab meid sinna staadionile sisse. Palun. Tõstuk on eest. Tõstuk oleks kohe eest ära. Tõstuk tuleb kohe eest ära. Saad nüüd harjutada tõstukiga sõitmist. PE-le soojenduseks. Ma ütlesin kaamerasse juba, et me peame tegelikult tegema selle avaliku lubaduse, et järgimiseks hooajaks, alguseks hiljemalt on meil... Et siis hooaja esimene klipp algab sellega, kuidas Kelly sõidab PE haagisega. Jah. Suurepärane lubadus. Aga mis sa teed? Vaatab. See on küll halb diil, mille me praegu alla kirjutasin. Tere! Kohvimasin on siin. Sul talvejopega siia niimoodi? Jah. Olen kõigeks valmis. Päike paistab ilusti, näed ilusti. Ma tahtsin küsida, et finišisirgel mitu aeda meil on, siis ma tean, mitu potti meil on. Kõik kotid tuleb täis panna nime. Siis ei ole ju konkreetne, pärast jääb midagi üle, ma panen tühjana. Meil on siin aiad, meil on seal aiad, meil on palju aedu. Mine ütle neile. Poisid ja uudis! Kõik kotid oma täis panna. Mari ütle. Tegijatel ikka juhtub, meil tõstuk läks katki, aga õnneks on siin Türil head inimesed ja kõrvalt laoplatsilt Ain palus ühel meesterahval abi ja mure sai lahendatud. Mõned meist teevad tööd ka, aga vaata sinna. Kui sa sinna vaatad, siis näed, kuhu naerul tuleb. Eks ole? Kohvi ikka veel ei ole. Kohvi saab, et oma kruusiga tulen, kas saab kohvi või? Varsti. Oota, mitte kell on varsti. Ilus kontor teil. Eks ole?
Nagu juures olevalt pildilt näha võib, siis linnastaadion on muutunud tunduvalt värvilisemaks, ehk siis on meil siin kõvasti pännerdatud ja ehitatud, aga ega me siin enam liiga pikalt täna ei ole, sest et aega minna ka Paidesse tööd tegema. Kuidas läheb, Marin? Ütle kaamerasse ka, palju sa oled täna öösel maganud? Võib juhtuda, et ei ole. Päris kindel ei ole? Ma ei tea. Ma arvan, et ma ei maganud, aga võib-olla ma ei saanud aru, et ma magasin. Aga see on hooaja viimane sündmus. Siis saab puhkama. Üks üritus veel. Ja siis veel üks, aga siis on suusalaat ja siis on talv ja siis on juba uus hooaeg. Hooaeg juba käib, nii et. Jah. Aga saab puhkama, saab. Jah. Tegelikult on kõik hästi. Jah. Ilm on ilus. Tegelikult see on hullult hea. Oleks praegu halb siin, siis oleks raske. Jah. On jah mõnus. Aga lähme siis vaatame, mis seal Paides toimub. Oleme jõudnud Paide spordikeskusesse ja siin tagaruumis käib kibekiire nädalavahetuse stardimaterjalide pakkimine. Meil on abis siis päris mitmed erinevate koolide noored ja meie endi tiimiliikmed, nii et seal käib päris kibekiire töö. Meil on üle 3000 numbri vaja kleepida siis kiip taha, panna valmis, et võistlejatel oleks kindlasti aeg olemas või number ees ja neil ei oleks mingeid viperusi. Kust te nüüd tulete siis? Me tuleme. Kust me tuleme või kuhu me läheme? Jah. Mis te seal rääkisite? Ma nägin küll, seal käis mingid salajutud. Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? Nii, ja kuhu te jõudsite aruteluga? Ehk siis? Musta auku. Keegi ei teagi. Selleks oli vaja nüüd kokku tulla, või ma oleks nüüd teile ise ka öeldud. Me tahaks iga sündmuse alguses korra saame kokku arutama selle läbi. Mind pole ühelgi sündmusel sinna ringi kutsutud. Suurepärane. Siin ei ole isegi vaja ridade vahelt lugeda. Ei ole jah. Asi on selge, järgmine hooaeg ma ei tule. Jah. Aga bingo ruudu. Oota, ma ütlen ka ära, ma ei tule. Ma ei tule siis. Korras kõik. Marinile näidake seda. Ainile ka. Väga hea. See tuleb sinna hooaja lõpusündmusele. Oota, aga nüüd me võime ükskõik mida rääkida. Jaa. Pimedaks on läinud, ehk siis tähendab, et meil on reede õhtu kätte jõudnud. Siin pannakse üles siis stardileedi, kuhu tulevad meil kihvtid kujundused, aga suures pildis on tänaseks töö tehtud. Natuke veel asitatakse spordikeskuses, aga muidu on lihtsalt majutuses väike muljetamine ja siis üks üllatus on tegelikult ka majutuses, kui ma nüüd ette ruttan. Aga siis lähme magama, et homme uuesti päevaga alusta ja esimesed sündmused ära teha. Räägi, mis toimub? No, kuna Ogo rääkis, ta tahab vastla kuklit Paides, aga ta sai poole neid Viljandis. Siis tekkis mõte, kui et teeme väikse üllatust. Et on küll jõudnud, võiks paar kohki teha, me teeme vastla kuklit. Kus siin majas pesta saab? Mine köök, mine köök. Oota, ole siin. Tere, Ago. Kuidas läheb? Kas krõpsud maitsevad? Kas oled juba piisavalt soolast söönud? Äkki on aeg magustoiduks? Vara veel või? Ei ole vara. Vaata, sa saad Napoleoni tordi said, vaata. Ja nüüd on aeg. Vasta kukliteks. Ega see veebruar, talvekuud on, paistab juba. Et hakkame talvehooajaks valmistuma. Okei, Kaspar saab ühe, rohkem küll ei jaga. Paide videoblogi, sa pole meie videoblogi vaadanud? Mul ei ole meelest, et vana meest näha. Ühesõnaga, seal oli meil niisugune dialoog Agaga, kus Aga kurtis, et ma küsisin, kuidas tal läheb vist. Ja siis ta ütles, et ta tahaks vastu kukleid
ja siis ma olin šokeeritud ja siis ma ütlesin, et siis ta parandas ennast Napoleoni tordile, aga ta ikkagi süda. No, ma olin nõus leppima ka Napoleoniga. Jah, aga Napoleonit ta sai Viljandis ja nüüd on vastu kuklite aeg. Vaata, kus hoolitsetakse, ikka meie äge tiimikana. Vahet ei ole siin. Hea töö. Aga sul oli ka meeles. Kõik tulite, aitäh. Lahe. Tere hommikust. Meil on siis Paide Türi rahvajooksu teine päev. Alustame Türilt. Nagu näha, finišikaar on juba püsti. Aiad on ka paigas. Nüüd on vaja need ära pännerdada ja mõned kaared püsti veel siin panna, natuke mööbeldada. Ja siis hakkab siin looma. Stardikaar on juba Paides valmis. 14.30 hakkavad juba mingisugused jooksud pihta seal. Nii et Paide on nagu täitsa valmis juba ja toimetame edasi, et kõik saaks homme jooksma tulla. Seda ei ole! Kasparit küll ei ole siin. Milline näeb sinu tööd välja? Põhiline, mul on nagu üles ehitan nagu kukli põhiselt täna. Et iga 3 tunni tagant võiks tulla kukkel. Aga samas ajab natukene sassi see, et kella 3 aeg pidi kringel tulema. Ma nüüd natuke ei oska nagu jaotada oma päeva. Kuidas selle kringel mahutada. Paneme toimima, iseenesest ei ole hullu. Ühesõnaga, kringel lõi Ago plaanid kõik sassi. Täiesti, nagu nüüd on nagu, mis mõttes, mingi kringel tuleb kuskilt. Jah, aitäh sõber, ätsid välja. Ma olen lase sõnatada, nad ei oska sõnugi panna. Selles mõttes, ta peab kuidagi, ta toibub, nagu te näete. Sõnu suust ei tule, aga vaikselt ta harjub selle mõttega, et mingi kringel kuskilt tuleb. Eks need head süsivesikud ajavad natuke nagu nii pöördesse alati. Enne kui sa juba saad selle süsivesiku, juba energia on see, et tuleb. Et niimoodi need asjad siin käivad. Ta nägi nüüd, nüüd ma ei vahele. Kasparit ei ole üldse, ma ei tea. Ma ei tea. No kurda. Ei, mul ei ole midagi kurda. Teema veel on korras. Kurda ei ole sulle midagi, aga sulle tööd on küll pakkuda. See ei kuidagi ei ole minu päeva plaanis praegu. Mis täna põnevat toimub? Polegi midagi väga põnevat. Rangelt vabatahtlik tegevustöö. Kas elektrit ka saab või? Saab ikka. Kuna? Enne Madise päeva. Paide Türi rahvajooks on meie sündmustest ja ka Eesti sündmustest, üldse jooksündmustest eriline selle poolest, et võistluskeskused on 2 linnas, ehk Paides ja Türil, ehk me peame ka ehitama nii Paides kui Türil. Et eile me alustasime siit Türi linna staadionilt, õhtul liikusime Paidesse, täna tehakse siin Türil viimased ettevalmistused ja siis täna õhtul juba või peale lõunat 3:30 siis me alustame laste jooksudega ja südamesörgiga. Et see on ikka päris põnev, et 2 linna vahel on sõitmis palju. Esimesel aastal, kui me seda korraldasime, see on nüüd vist 3. aasta juba, siis eks ikka oli mingeid siukseid äpardusi, et midagi jäi ühte linna, tegelikult oleks pidanud olema teises linnas. Et nüüd on seda vähemaks jäänud, sõitmist on vähem, aga jah, see on väga kihvt, et saab 2 linnas tegutseda. See hakkab pihta nagu niimoodi, et once upon a time, et kunagi oli aeg, kui Ain oli kokandushuviline. Ja siis ma käisin Juhketeli kaubanduskoolis ja seal tuleb iga kuu käia praktikal või iga üle kuu praktikal käia. Üks kuu ma olin siis Paide kultuurikeskuse kohvikus praktikal. Tegin kuu aega, näed siukseid kringlid, nagu seal kohe lahti teeme. Need on, võib öelda, et vabariigi parimad kringlid ja toonane siis pagari juhataja, kes mul nagu õpetas, kuidas teha, siis ütles, et Ain, jäta meelde. Kui sa tahad head kringlit saada, siis ära võiga kokku hoia. Kohe saame maitsta. Siit selle poole ka lahti ja selline ta on. Ja kui sa selle kringli nüüd lahti lõikad, sa näed, et ta on hästi nagu tumminud. Siis sa näed, et siin saia ei näe. See on kõike muud, aga saia väga ei ole näha. Selle kringli üle pealt vaatad, siis kõik on mingid täidist, võid ja head kraami täis, nii et soojast peast seda pista, siis sealt minu pagari armastus, pagari toodete armastus pärit on.
Mis siin toimub? Suur töö. See on see vana hea turundus, et istub telefonis kogu aeg. Kuidas päev on läinud, Kirke? Hästi. Palju on saanud filmida. Kokkulõiget. Aga väga tore. Väga ilus ilm on olnud. On. Ja toredad palju jooksjaid. Väga hästi. Toomas, kuidas sul läheb? Hästi. Hästi? Jaa. Mis sa täna teinud oled? Räägi mulle. Oh issand, jumal, nii palju Kõik asju. loete. Muidu ei usu, vaata, sind ei ole näha. Sõitsin autoga, tõstsin aedu. Sõitsin siis jälle autoga ja siis tõstsin koonuseid ja tõstan ja pirukaid vean ja kõike teen, mida vaja. Kas sina said... Mitu tükki kringlit võttis? Mitu tükki kringlit võtsid? No üks, aga tegelikult 2. Aga kas sina trahvi ka said täna? Ei saanud, aga ma sõitsin mööda siis, kui keegi sealt trahvi sai. Keegi, kelle nime me ei nimeta avalikult. Näita oma Anne Veski liigutusi. Ei. Soojendusdress maha. Jaana küsis sama asja, et näita, millised on Anne Veski liigutused. Neid näeb siis, kui Anne Veski laulab. Nii et kui 45. rahvajooks on, siis olgu Anne Veski olemas, siis te näete mind tantsimas. Tegelikult, mis sa täna tegid, Kaspar? Keskendume hommikupoolikule ja esimestele jooksudele. Mis sa tegid laste jooksude aeg? Päeva esimene pool ma ehitasin finissikaart üles. Okay. Ja siis ma tulin tulin siia ja siis ma andsin starti Pasunaga. Ja kuidas see sujus? Hästi, esimene start oli pulss 130. Siis iga stardiga läks see nagu allapoole. See oli hästi tore. Aga sa tegid eelmine aasta ka seda, kuidas selle aasta vorm võrreldes eelmise aasta Pasuna vormiga oli? Parem. Ütleme, et Pasuna oli ka parem. Ei kiilnud kinni, muidu oli see, et vajutsid ja siis pidid pealt ära tõmbama, et ta ei pasundaks, muidu saab kaasa otsa. Aga kuidas on Karmoška vorm? Karmoška vorm on väga hea. Homme näeme. Homme kuuleme. 3. kilomeetril. Olen kohal. Oma suure valge kaubikuga, uksed lahti ja mängid seal. Ma tulen homme jooksmas, ma teen seal pikema peatuse. Jaa, tee. Sul ikka laud on ka kaetud, see oli sama istu. Võta see tükk ringlit Margusele. Ja laud jääb ikka pudel ja oskame siis istu niisama. Margus pudega mõtleb siis värska vurstfarser, mitte midagi muud. Käisin majutuses. Ago tuleb sealt, aga paar vastlakuklit on veel alles. Paar on alles, okei. Ja siuke, nüüd muidugi kõik see rahvas teab. Kõik see rahvas teab selle? Teab, et nüüd on alles. Et ärge tulge. Ärge tulge, meil on otsas kõik. Aga põhiline on see, et Ago ei saaks teada. Ago ei tohi seda teada saada. Kui Ago teada saab, siis on nagu kohe otsas. Ago ei tohiks seda küll teada saada. Kui jõuaksid kommenteerida. Vurtsvasserid saavad juua ainult väga hea kannatusega inimesed. Need peavad ootama, kuni see kahtest välja tuleb. Palju on aega läinud on? Kohe on 4 minutit. 3.55. Aga palun. 4 minutit läheb ühe vurtsvasseri alla. Kuidas siis reguleerimine sujus? Suurepäraselt. Me olime Paide kesklinnas, kujuta ette. Ühtegi autot ei olnudki? Üks oli. Siis kui peatama läksin seda, siis ta ajas ka akna alles. Ai, jälle sina siin, et mõtlesin, et ei saa enam minna siit läbi, et pead tagasi keerama. Väga sõbralikud, kõik on nagu ilusti, nagu elavad kaasa ja on ilusti titab. Kas oli endal ka tihkrajale minna? Ja eriti kui ma nägin teid jooksmast, et nii kadedaks tegi kohe, mõtlesin, et tahaks ka tulla, aga seekord ma olin uhke kollase vestiga reguleerija, mul oli ka amet ja ma sain ka nagu... Sa tundusid, said ka oma tööülesannetega väga hästi hakkama? Jaa, väga tore oli, ma arvan, et väga tore oli. Nüüd lähme kontserdile. Tere hommikust. Tere. Kus läheb? See filmid kohe hommikul nii vara. Kõik läheb suurepäraselt. Ettevalmistused käivad. Võitis keskust liimetada. Isegi muusika mängib vaata. Mul on üks hea uudis ka sulle. Nii. Mis on sulle appi tulla? Vahepeal pole ilmselt midagi teha, nii et... Kas rajad on valmis? Valmimaas. Kuna valmis saavad siis? Enne starti kindlasti. Ja mis sa siis nii kaua oled teinud? Tegelikult ma tulingi just radade ehitamiselt, aga mul on 2 nobedat kärt kohalikku, kes on väga suureks abiks siin Türili koha peal, nii et neil on juba asi selge ja nad teevad, ütleme, suure osa minu eest ära. Aga kuna mitu jooksu on võrdlemisi korraga, siis on hea, kui on kohalik, kes juba teavad, mida teha. Ma siis lasen sul tööd edasi teha. Super, aitäh!
kommentaari või? Ja vägev oli, jalad surisevad 13,6 kilomeetrit kõndimist ja harva teed. Aga oli äge, osalejad seaksid seekord väga laiali. Aga me olime selleks valmistunud, meil oli 3 autot, nii et aga vahepeal oli tunne, et oleks võinud 5 kõlarit olla raja peal üldse, nii et ja arutasime igasugust asju, nii et aga küll see juba kõik hiljem siis podcastist kuulete, mis me arutasime teil. Kuidas sotsmeedikutel läheb? Niimoodi tuled lihtsalt, kui pole ette valmistanud, pole seda video nägu peas. Aga läheb hästi, ma just kurtsin natuke peha valutab, aga kohe saab süüa ja siis läheb see üle, ma arvan. Aga mis kõik sul läksin? Tihe päev on olnud, kui Instagram teeks koostööd ka rohkem, siis läheks palju paremini. Aga ei ole hullu, küll saab hakkama ja ootame nüüd finišeerijaid. Siin on tiimis raskemate tööülesanded, kui vist veel. Stardikaart võtate maha ja kuidas siis võtame kokku? No tundub, et on hästi läinud, kõik osalejad on nüüd teel, et loodetavasti jõuavad ilusti finišisse ka need, kes seal Paides veel teel on. Aga muidu läheb hästi, töötab asi. Ja kuidas Taavil läheb? Taavil on pahad olnud. Taavil teeb halvasti kohe. Tööd on, siis on ju hästi. Töö otsa ei saa. Kuidas maitseb? Super hea. Passion, melon, pirsik. Ideaalne, väike pala enne kui rõõmsad kokkupanemistööd algavad. Ja kiire kokkuvõte? Super, ma tahaks kiita oma tiimipealikku Tarmot. Suurepäraselt juhitud tiim oli. Kõik töötas hästi. Rada sai kokku vist ennem kui viimane finišisse sai, aga no kõik töötas super hästi. Kuidas Karmoska mäng läks? Kuule, päris hästi läks, et kui Ain tuli, siis muidugi läks sassi, sest kui pealik ikkagi vaatab, siis läheb sassi. Aga rahvale meeldis. Kõik, kes tuttavad nagu nägid, siis üllatusid, et mis siin toimub. Nii et aga järgmine aasta vist juba ja Agot tuleb mikrofonid külge panna, et muidu ei ole kuulda üldse. Peab harjutama veel, et saab ikka mingi ägedad lugust mängida. Kell on 18.31, meil on jätkuvalt 28. september ja meie hooaja viimane sündmus on tehtud. Siin tuleb see aplaus nüüd taustal on ju. Igatahes ligi 3000 sportlasse, kõik vastu võetud, suppi jagatud, medalid jagatud, Värskat jagatud, Tartu Mill jagatud, Sunflight, ühesõnaga kõike. Ja nüüd me pakime kiirelt hästi kokku, et saaks minna kodudesse. Me otsime paari inimesse üles ja võtame selle võistluse ja võib-olla ka hooaja kokku. Mis nüüd tuleb siia? Jah, ma kuulan teid. Nii, kuidas tänane päev läks? Hästi, see aed vaata, sa võid võtta siit kinni, on ju. Ma võin suga rääkida, aga sa oled teeme tööd. Davai. Nii, konksud on nii pidi, on ju. Paneme siia sisse, vaata nüüd näed, pane ots sisse, siia vastu. Vaata peab kokku. Vaata, mõnus tunne, kui sa koos midagi saad tehtud. Jaa, tõesti. Nii kahju, et see on kohe viimane hooaja sündmus ja nii pikk vahe jääb sisse. Kurb on meel. Tõesti. Kurb on meel, aga ega midagi teha, et meil nagu teadagi me hooaja viimaseks sündmuseks väga vormistanud. Oota, pidime tööd tegema, mitte... Ja. Vana inimene ikkagi. Saame. Aga kuidas sul endale tundus, kas viimane niisugune võistlus, mis tunded on? Läks lihtsamalt kui esimene. Aga muidu oli väga tore, aga ütleme nii, et natuke ootan ka puhkust. Kuidas selle operaatoriga rahul on? Operaatoriga on... Kogu saad on hiilid meil nagu salaja kaupa. Jaa, temaga olen väga rahul, ma hirmsalt tahaks selle kaamera käest ära, kui seda teistpidi selle keerata. Aga tegelikult on nagu äge, et just
pean tunnistama, et see nii-öelda operaator on tegelikult väga mitmekülgne ka. Enne tabasin teda alaja. Ma ei suutnud kaamerat tööle panna, olid nii šokeeritud või? Olin täis šokeeritud, tasib laudu näiteks, teeb tööd ilusti. Täitsa nagu, täitsa asjalik. Meil ikkagi see perekonnavärk on õiget pidi. Jah. Et tegelikult on lihtsalt. Kõik annavad natukene midagi juurde. Siis on nagu õhtused rahulikud istumised, lobisemised. Kamp teeb töö ära, raske on, aga siis on jälle lõbus. Jah. Aga ma saan aru, et sul on teisi ka vaja filmida. Mul on küll vaja, ma hirmsasti tahaks veel nagu... Oota, nüüd on küll pahasti, Robert. Sai, Robert. Filmid. Oli meeldiv nägemist. Härra peakohtunik. Peakohtunik. Ma emasin, kus ma ütleks, võtame rolli, lähme rolli. Mis oleks teinud vilistama hakanud? Jaa, kohe kaardi andnud. Ei, tegelikult ei oleks tahtnud üldse kaarti andnud. Ma vaatasin, et ajalooline hetkel niimoodi. Kuulge seda ala ja... Kelli on nii tavaline juba Relli tööd teeb. Just. On juba regulaarne. Aitäh, et järgmine hooaeg ei tuleks ühtegi seda nalja, et oi. Nüüd on aed käes ja nüüd on kindad käes ja nüüd on... Jah, äkki teeme nii, et mina olen nagu erand, et ma teen tööd. Jah. Sobib. Teeks küll nii. Tegelikult. Kuklit lihtsalt. Jah. Jah, kui äkki teised kuklid ära ei sööks. Hell teema. Igatahes ma tahtsin üldse küsida, et kuidas siis rahvakõnd läks meil täna? Tehniline poolt. Tempokalt. Ja ma vaatasin jah, et eelmine aasta olime siuke, kõik olid kambas või? Jaa, no me alguses hoidsime neid kambas. Meil oli üks nõnda näetatud liider sõiduk ja siis me ütlesime alguses, et ei lähe liidersõidukist mööda. Aga siis nad surusid seda ja liidersõiduk läks ikka kogu eemale ja siis me ütlesime liidersõidukile, et ei lähe nii kaugele meist. Mikrofon ei levi ja mis igale. Ja siis tema jäi maha ja siis avastasid inimesed, et aga liidersõidukut pole. Järelikult me võime minna. Aga sel aastal oli kahjuks teistmoodi, et liidersõidukid oli igal pool ja siis nad kõik panid kohe minema. Ja need järgmine aasta peab mingi kuldse kesktee leidma vist kuidagi. Jah, aga ei tehniliselt töötas. Okei, aga me laseme sul tööd edasi teha. Ma tegelikult nagu teen nägu, et ma teen tööd. Okei. Üks avaldasi. Me teeme ka nägu, et me teeme tööd. Kuidas läks siis ergutuspunktis töö? Fantastiliselt, mitte miski ei läinud pekki, sest et meil ei lähe kunagi midagi pekki. Ei, tore oli, rahvas hõiskas, lõõritas, laulis kaasa, tegelikult ei laulnud. Aga mis veel, päike tuli välja vahepeal. Aga oled valmis järgmine kord samasse rolli astuma või? Absoluutselt. Super, väga tore. Aga tahaks rohkem tööd teha. Tahaks rohkem tööd teha või? Okei. Füüsilist ja siis miksida. See pole probleem siin, absoluutselt, mulle tundub. On näha. Jah, on näha. Väga tubli oled. Sinuga ei taha rääkida praegu. Sinuga juba räägid küll. Võta hell! On istumal teile kotides lihapirukaid. Ilmselt kõigil on või? Saaduskatte all. 3 pätsi leibu. Kuidas sa 3 said, ma saan ainult 1? Ma olin tädiga tore. Näed nüüd, kallis sõber. Ta alguses 2 võtsin annaks. Mul pole ühtegi. See on sellepärast, et see pole kaamera ees olnud. Kahe tahad leiba, siis teeme niimoodi switchi praegu. Jõudu tööle, külamehed. Jõudu läheb vaja. Neiu projektijuht. Kuidas läks? Hästi. Tegelikult päriselt ka. Mul probleemi ei olnud. Kõik töötas. Rääkige nüüd, kuidas teil läks täna? Elis, tulista. Väga hästi läks. Kas 10-9-8 countdown sujus ilusti? Kuule, Tõnn kiitis mind selle eest. Jaa, väga hea töö. Said tehtud. Väga tore. Aga Paides on asjad koos? Jah, Paides on asjad koos juba pikemat aega. Liiklus on avatud. Elu Paides on taastatud. Normaalne. Jälle normaalses. Kuidas Tagris sul finišis? Ma käisin vahepeal korraks silte toomas. Kujutad ette, telgid kadusid ära. Isegi meie ja Emiliga andsime oma väikese panuse nende telkide. Aga tegelikult ma arvan, et läks hästi. Ma just Elisele ütlesin, et mul oli 15 üliasjalikku vabatahtlikku, kes teadsid, mida nad tegid. Eelmistel aastatel käinud. Ja see eelmise aasta tramm, mida ma hirmsasti kartsin, see jäi sellele aastal ära, sest nad kuidagi jaotusid nagu ühtlasemalt. Või siis on see, et ettevalmistus on parem. Ma ei oska nüüd öelda kumba pidi. Aga iseenesest ma arvan, et meil oli nagu vahva päev. Päikest oli. Oli. Tuult oli. Oli.
aga sportlased olid nagu hästi siuksed naeratavad, olid kuidagi nii õnnelikud kõik, kui nad finišisse jõudsid. Ja mis selle aasta eripära on siis see, et mida sportlased ise hästi palju välja tõid, oli, et tagant tuul oli. Kas rajarekord tuli või? Ei tulnud. Mingid sekundid jäi puudu, põhimõtteliselt oli nagu, ta tuli sealt selle putka taga oli ja siis nagu sealt hakkas lugema 9 sekundit nagu nii nipin-napin. Aga väga cool, väga tore päev oli. No super! Nii, me lõpetame siin pakkimistega ja see tähendab seda, et selleks hooajaks on Triatloni Akadeemia videoblogil joon alla tõmmatud. Kui mingid üllatusi just ei tule, aga vaatame, kas me oleme siin järgmisel aastal uuesti platsis või siis mõne aasta pärast uuesti platsis või ühesõnaga vaatame, mis tulevik toob, aga igatahes kohtumiseni järgmisel hooajal meie sündmustel. Tšauki!